On rõõm näha taas Jumala lapsi Jumala kojas. Meie elus on seoses selle emadepäevaga midagi esmakordset. Nimelt esimest korda saan ma õnnitleda oma tütart kui ema ning oma naist kui vanaema. Sest 16. aprillil sündis meie perre väike Miia, kes võitleb praegu küll gaasivalude käes, aga kes ometi on nõnda armas ja ilus. Hiina vanasõna ütleb, et maailmas on ainult üks ilus laps ja iga emal on see laps olemas. Tema oma laps. Mulle aga tundub, et sama maksab ka vanavanemate kohta. Ometi läheb elu edasi ja peagi võib kuulda ehk selliseidki sõnu: kuula, mis ema sulle ütleb. Kuula, mis ema sulle ütleb. Eks me vastu paljud ole seda lauset oma lapsepõlves ja ka noorpõlves kuulnud. Sedasi võisid öelda üsna mitmed inimesed. Nii need, kes nägid meie üleannetusi ja soovisid meid ema kaudu korrale kutsuda, kui ka need, kes tahtsid meile parimat, usaldades seejuures ema sõna maksmist ja väge. Ja mõnikord võis nõnda öelda ka isa, kes sel kombel emale osutades oma vastutust delegeeris, olles parasjagu ise muude asjadega hõivatud. Kuid täna me võime küsida, kas neist soovitustest mõni ei pidanud paika. Ei, armsad, ma usun, et ema sõna kuulamine on alati omal kohal. Mispärast? Seda seetõttu, et ema, kes sind oma südame all on kandnud, kannab sind alati edasi oma südames ja tema soovib sulle alati parimat. Me oleme kuulnud lugusid emadest, kes on hukkudes oma kehaga oma lapse päästnud või oma viimase palukese lapsele andnud, ja küllap oleme paljud ise kogenud seda, et miskipärast pole ema söögilaua ääres just ise kuigi näljane, seni kuni tema lastel kõht tühi on. Siiski on piibli lehekülgedelt lugeda ühest emast, kes armastas oma poega ja tahtis talle paremat, öeldes talle: ja nüüd, mu poeg, kuule mu sõna ja tee, mida ma sind käsin. Aga talitas ometi valesti. 1. Moosese 27. peatükist võime me lugeda, kuidas Rebeka püüab oma pojale Jaakobile välja petta oma mehe Iisaki õnnistust, mida too oli Eesavile hoidnud. Rebeka võtab Jaakobi, riietab ta Eesavi rõivasse, katab ta käed siku nahkadega, kuna Eesav oli karvane mees, ja saadab siis ühes valmistatud roaga Iisaki ette. Ja näe, see plaan õnnestubki ning läheb läbi. Kuid küsimus on, kas see oli ikka parim plaan? Rebeka meelest võis see olla küll, aga paraku ei käi õnnistused käsikäes pettusega. Mida oli Rebeka siis tegevat jäetud? Nimelt Jumalaga arvestamise. Kindlasti oli ka Jeesus oma lapse ja noorpõlves kuulnud üsna sama soovitust: kuula, mis ema ütleb. Ja pole põhjust arvata, et Maarja Jeesus poissi kuidagi teistmoodi oleks kasvatanud kui teisi lapsi. Tõsi, tema puhul oli asju, mida Maarja oma südames tallel peitis ja küllap ikka ja jälle nende üle mõtiskles. Aga arvata võib, et Jeesusel tuli samuti tuba koristada, prügi välja viia, vett tuua ja puutöökojas tööriistad korras hoida. See oli nõnda kuni 12-aastaseks saamiseni. Siis läheb Jeesus oma vanematega ühes Jeruusalemma ning jääb tagasiteel kadunuks. Ta vanemad, arvates ta olevat teekaaslase seas, käivad ära 1 päeva teekonna ning hakkavad siis teda otsima.
ja teda leidmata pöörduvad nad tagasi Jeruusalemma ja alles 3 päeva pärast leiavad nad Jeesuse istumas pühakojas õpetajate keskel, neid kuulamas ja neid küsitamas. Vanemad on ehmunud ning tema ema ütleb talle: "Poeg, miks sa oled meile nõnda teinud? Vaata, su isa ja mina oleme sind valuga otsinud." Võib vaid kaudselt ette kujutada selle ema südamevalu, kui su poeg on vähemalt 3, aga võib-olla et 5 päeva olnud teadmata kadunud. Aga Jeesus ütleb neile: "Miks te siis olete mind otsinud? Kas te ei teadnud, et ma pean olema neis paigus, mis on mu isa päralt?" Ja mida ütlevad edasised salmid? Aga nemad ei mõistnud neid sõnu, mis ta neile rääkis. Jeesus läks koos nendega ja tuli Naatsaretti ning oli neile allaheitlik. Tema ema hoidis kõik need lood oma südames alal ja Jeesus kasvas tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures. Armsad, siit me näeme mõndagi huvitavat. Esiteks, Jeesus, ehkki teades, et ta peab olema neis paigus, mis on isa päralt, läheb ikkagi koos oma maiste vanematega ja on neile, nagu sõna ütleb, allaheitlik. See käib tema vaimuliku kasvamise juurde. On selle osa, sest ta teab, et tema tund ja aeg ei ole veel tulnud. Ometi kõik see teeb, et Jeesus kasvab tarkuses ja pikkuses ja armus nii Jumala kui inimeste juures. See 3 kõla, tarkus ja pikkus ja arm, on siin aga küllaltki tähenduslik. On palju neid, kes kasvavad esimeses 2, nimelt targaks ja pikaks. Hoopis teine lugu on aga kasvamisega armus. Nimelt seda ei saavutata ilma armastuse ja allaheitlikkuseta. Seda ka siis mitte, kui see mõningate kõrgemate teadmistega vastuolus on. 12-aastasel Jeesusel on siingi meile ilus eeskuju anda, kui ta allub oma vanematele allaheitlikult. Ja seda kindlasti mitte ilma armastuseta. Teiseks peame aga siin silmas ka Maarjat. Mõistmata oma poja juttu hoiab ta ka need uued lood oma südames alal. Kusjuures, pangem tähele, tema usaldus ületab tema mõistmise. Nende pühade saladuste südamest talletamine kujundab ja vormib aga ka Maarjat ennast. Sest siis tuleb ükskord päev, kui tema poeg on ühes jüngritega kutsutud pulmapeole. Ja Jeesuse ema Maarja on ka seal. Kui nüüd veinist puudu tuleb, otsustab Maarja kuidagi olukorra lahendusele kaasa aidata ja ütleb oma pojale: neil ei ole enam veini. Otse kui aimates, et tema pojal võiks olla selles osas mingi võime midagi muuta. Ometi küllap me teame, mis vastuseks kõlas. Jeesus vastab talle: mis on sul minuga asja, naine, minu tund ei ole veel tulnud. Jah, meile võib tunduda taoline vastus kuidagi ebaviisakas ja veidi robustnegi, aga samas ei ole meil põhjust Jeesuse sõnades kahelda. Küllap ta teadis tõepoolest, et tema tund ei olnud veel käes. Mida teeb aga seepeale Jeesuse ema? Kas ta tõmbub ehk solvunult veidi tagasi ja vaikib? Ei. Järgmiseks kirjeldab meile Johannese evangeelium oma 2. peatüki 5. salmis, kuidas Maarja ütleb teenijaile:
mis tema teile iganes ütleb. Seda tehke. Kust kohast on sul selline usk? Maarja. Võime me küsida. Ei olnud Jeesus teinud ju mitte ainustki tunnustähte. Kust küll pärineb selline kindlus? Me näeme siit, et Maarja usk oma pojasse oli kujunenud välja ammu enne, kui teod nähtavale tulid. Temas on usk ja usaldus, mis ületavad mõistmise. Ja see usk muudab kindlasti ka teda ennast. Me võime ka küsida, miks küll toimus selline imetegu, kui Jeesus teadis, kui ta ometi teadis, et tema tund ei ole veel tulnud. Armsad, ma usun, et see toimus tema ema usu ja sellest tuleneva kindluse peale. Taevas otsustas ja ime sündis. Olgu teile see kinnituseks, armsad emad ja vanaemad. Teie usk Jeesusesse ja palved ei ole asjatud. Õndsad on need emad, kes oma usuga panevad lapsed mitte neid endid kuulama, vaid osutavad seda tehes Jeesusele, mis tema teile iganes ütleb, seda tehke. Keegi on öelnud, rahvas on just nii hea, kui head on selle rahva emad. Hälli kiigutav käsi kujundab rahva ja koguduse iseloomu. Emal on piibli ja palvevõtmed, millega avatakse taevas. Tõepoolest, emasid ja nende armastust võib võrrelda Jumala armastusega. Emad on teeninud ja armastanud meid ennast salgavalt. Kust on nad oma eeskuju saanud? Võib-olla, et ka oma vanemailt, kuid kindlasti on veel üks parem eeskuju ja see on Kristus. Sest ka Kristus tuli, et teenida, et armastada, et ohverdada, et palvetada. Tuletagu seepärast ka tänane emadepäev meile meelde seda, et meil on või on olnud emad, kelle sellised väärtused on lähtunud Jumalalt. Ja aidaku meie emade väärtused meid meeles pidada sedagi, et nende väärtuste jagaja ei armasta meid põrmugi vähem kui meie emad. See väärtuste jagaja ju soovib, et kõik inimesed meeleparandusele tuleksid. Armsad, tundkem sellepärast ema armastuses ära peegeldus Jumala armastusest, mis on igavene. Mõistkem seda, mida Jumal tahab meile igaühele meie emade kaudu rääkida. Üks väike poiss unustas kord oma pähe õpitud read pühapäevakooli kontserdil. Tema ema aga istus seal esimeses reas, et teda julgustada. Küll ta žestikuleeris kätega ja püüdis oma huultega vaikselt sõnu aimatavaks teha, kuid midagi ei aidanud. Tema poja mälu oli tühi, mis tühi. Lõpuks sirutas see ema ettepoole ja sosistas lause: mina olen maailma valgus. Poisi nägu läks seepeale särama ja ta ütles selgehäälselt ja tundeküllaselt: minu ema on maailma valgus.
minu ema on maailma valgus. Kui veidike tõsisemalt öelda, võibki väita, et üks palvetav ema on tema lapsele maailma valgus. Selle viimase aastaga on lahkunud üsna paljud, kes olid mulle vaimulikus mõttes kui emad, sest nad palvetasid mu eest. Ma olen Jumalale nende eest väga tänulik, kuid ma olen eriti tänulik talle selle eest, et mul on veel oma ema, kes elab ja palvetab. Nüüd on tal 3 põlve, kelles paluda, ja ma tean, et tal on veel palju rohkemaid nimesid tema palve nimekirjas. Nii et tervitused ka sulle, armas ema, kes sa praegu ka meid kuulad. Aga tahan öelda kõigile, kallid emad, vanaemad ja vanavanemad, õnnistagu Jumal teid kõiki nende väärtustega. Issand kuuleb meie palveid, temale olgu austus. Aamen. Me palvetame. Meie Issand Jeesus Kristus, me täname sind, et sina mõistad iga ema valutavat südant ja iga ema rõõmustavat südant. Me täname sind, et sina veel ristil olles mõistsid, kui palju emad vajavad neid, kelle eest hoolt kanda, kelle eest palvetada. Ja me täname, et sa nägid ka neid, kes vajavad ema. Ja nii sa ühendasid oma ema ja Johannese südamed. Issand, me täname sind, eriti oma usklike emade eest. Ja palume, et need, kes veel elavad, et sa ikka annaksid neile palve, väge ja jõudu. Ja kui nad enam ei ela, siis issand aita, et need inimesed, kes on järgi jäänud, kogeksid nende palvetatud palvete täidesaamist. Issand, me täname, et sina kuuled, sina paned tähele ja sina ise kasvatad. Me austame sind ja tahame sind järgida nii kaua, kui meil eluõhku on. Aamen. Palun istuge.